Jeesus ütleb Matteuse evangeeliumi 20. peatükis. Taevariik on majaisanda sarnane, kes läks varahommikul välja palkama töötegijaid oma viinamäele. Kui ta oli töölistega päevapalga kokku leppinud ühele teenarile, läkitas ta nad oma viinamäele. Ja kui ta läks välja 3. tunnil, nägi ta turul teisi jõude seismas ja ta ütles neilegi: minge ka teie viinamäele ja ma annan teile mis iganes õiglane. Ja need läksid. Taas läks ta välja 6. ja 9. tunnil ja tegi nõnda samuti. Aga kui majaisand 11. tunnil välja läks, leidis ta veel mõningaid seisvat ja ütles neilegi: mis te siin kogu päeva jõude seisate? Nad ütlesid talle: meid ei ole keegi palganud. Ta ütles neile: minge ka teie viinamäele. Aga kui õhtu tuli, ütles viinamäe isand oma valitsejatele: kutsuge töölised ja andke neile palke viimasest kuni esimeseni. Ja 11. tunnil palgatud tulid ning said igaüks ühe teenari. Kui siis esimesed tulid, oletasid nad, et nemad saavad rohkem. Aga nemadki said igaüks ühe teenari. Aga kui nad selle olid saanud, siis nad nurisesid majaisanda üle. Need viimased on töötanud ainult 1 tunni, ent sina oled teinud nad võrdseks meiega, kes me oleme kandnud päeva koormat ja lõõska. Isand aga vastas ühele nendest: sõber, ma ei tee sulle ülekohut. Kas sa ei leppinud minuga kokku ühele teenarile? Võta oma palk ja mine oma teed. Aga sellele viimasele tahan ma anda nagu sullegi. Kas ma ei tohi enese omaga teha, mida tahan? Või on sinu silm kade, et mina olen hea? Nõnda saavad viimased esimesteks ja esimesed jäävad viimasteks, sest paljud on kutsutud, aga vähesed on valitud. Aamen. Armu teile ja rahu Jumalalt ning meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Aamen. Kujutage nüüd ette järgmist lugu. Sa oled kandideerinud tööle ja sind on vastu võetud. Sa tead, kui palju on olnud palk eelmisel töötegijal ja sa oled pidanud eduka palga läbirääkimise ja su palka on arvestatud 4 võrra rohkem. Sa oled rõõmus eduka palga läbirääkimise üle ja asud rõõmsasti tööle. 2 kuud hiljem kuuled sa kogemata kombel, et sinuga samasugusele kohale kandideerija on omakorda palga läbirääkimiste käigus küsinud veel 4 võrra rohkem. Ja korraga on rõõm kuhugi kadunud. Mis mõttes tema tuleb ja küsib rohkem kui mina? Läheb mööda natukene aega, sa saad teada, et selle teise läbirääkimised on lõppenud niimoodi, et tal on öeldud, et ei, sa ei saa rohkem. Ja sa tunned rõõmu. Mina ei saanud tema ja peaga sama. Tundub väga inimlik. Ja tihtipeale me inimestena sedasi toimime. Ja lugu töötasust ja selle küsimisest on suuresti lugu kadedusest, mida ka tänases evangeeliumis need
esimesena tööle palgatud ühest näitest. Meid kõiki on kutsutud olema rõõmsad, nagu ütleb apostel, olge ikka rõõmsad issandas. Ja taas ma ütlen teile, olge rõõmsad. Ja inimene saab olla rõõmus ka siis, kui ta on kurb. Nii kummaline, kui see ei oleks. Ma saan olla rõõmus, kui ma olen vihane. Ma saan olla rõõmus, kui ma olen leinas. Ma saan olla rõõmus ka siis, kui ma olen tülpinud või igavlen. Ma saan olla rõõmus keset vaeva. Aga tundub, et on üks asi, mis rõõmu ära võtab. Ja see on kadedus. Ei saa olla kade samaaegselt, kui ma olen rõõmus. Ja vastu. Ja siis on veel üks asi, mis kadedusega kaasas käib, on kahjurõõm. Ja rõõm ja kahjurõõm ka omavahel ei haaku, ei segune, ei seostu. Muidugi Jeesus täna räägib tähendamissõnas, kuidas esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks. Ma ei tea, kui juttu on taevariiki pääsemisest, siis kui ükskord meil on aeg minna taevariiki, eks ole. Kui aega enam ei ole, kui on igavik, siis tegelikult vahet ei ole. Kas ma pääsen uksest sisse esimesena või 503-ndana või 5 miljoni must miljoni 21-sena. Kui ma sisse saan, on kõik korras. Aega ei ole. Taevariigi väravad sees on meie pärad kõik ajad ja ajastud. Nii et mulle isiklikult küll vahet ei ole, kas ma olen esimene või viimane. Peaasi, et leitaks väärt olema läbi minema sellest väravast. Nii et võib-olla selline taevaste aujärgede väärikuse ja inimeste ritta panemise asi on selline inimeste asi, mitte niivõrd Jumala asi. Et siis ei ole võib-olla väga mõtet tõmmelda ka maistes asjades, et kas ma olen esimene või teine või viimane. Aeg on, küll me saame. Osad meist on kuulnud väljendit. Igaühele tema vajadust mööda ja igaühelt tema võimete kohaselt. Ja jällegi, kes me oleme elukogenumad, mäletame, et see on pärit kommunismi ehitaja moraalikoodeksist ja Nõukogude Liidu päevadest, kuigi Nõukogude Liidus ju kommunismi tegelikult ei olnud. Oli riigi kapitalism, aga see selleks. Tõeline kommunism vaatab vastu tänasest evangeeliumist. Esiteks on meil siin päevapalk ja vajadused. Üks teener on ühe tubli töömehe ühe päevapalk. Tal on seda päevapalka vaja selleks, et kanda hoolt oma pere eest, et pere saaks söönuks ja et see päev saaks üle elatud. Seega, kõik töötajad vajavad ühte korralikku päevapalka, vajavad ühte teener. Ja nüüd, kui mõni päev jääb vahele, siis on asjad halvasti. Siis on, võiks ju mõelda, et naine on kodus mossis. Aga tegelikult on pere näljas ja õnnetu. Ja järgmiseks päevaks on töö tegemiseks juba jaksu ja jõudu vähe. Seega seda teenerit on vaja. Päevatöölised sõltuvad täiesti selle sama ühe päeva tööst. Kui nad tööd ei saa nad palka ja majas on näite. Teiselt poolt on meil tööaeg ja töötajate võimed ja võimalused. Küllap ka need, kes 11. tunnil palgata oleksid jõudnud teha 12 tundi tööd. Küllap nad teadsid, et nad ei ole kehvemad töömehed, lihtsalt keegi ei olnud neid palganud. Ja nad ei olnud kaotanud lootust. Ei läinud koju magama, vaid ootasid kuni lõpuni. Äkki kellelgi on neid vaja.
ja nüüd kujutage ette, sa oled 11 tundi oodanud ja järjest enam ja enam aru saanud, et täna mind kellelgi vaja ei ole, täna ma pean minema koju, silmad häbi täis, sest raha ei ole, süüa ei ole. Ja siis tuleb majaisand ja palkab need mehed. Ja need töötavad nüüd 1 tunni, ilmselt rõõmuga ja täiesti jõust vastavalt oma võimetele. Ja siis tuleb palga maksma. Meie jaoks on ainult loomulik see, et kes teeb rohkem tööd, saab ka rohkem raha. Sest nii tundub, et on õiglane. Mida rohkem teed, seda rohkem saab. Ja oleks ju siis igati õiglane olnud, et nood esimesed oleks saanud 12 teele. Või? Ma lepin kokku mingi töö. Ja ma lepin kokku palgas, siis ma ei oota, et mulle keegi pärast 12 korda rohkem maksaks. Ja nüüd korraga on üks seltskond, kes arvab, et oppa, tahaks saada rohkem. Sest ei ole õiglane. Et me saame võrdselt nende, ka kes on teinud ainult tund aega töö. Ja majaisand ei anna neile 12 päeva palka 1 päeva töö eest, vaid annab kõigile 1 terve päeva palga. Et kõik suudaksid üle elada ja tulla tööle järgmisel päeval. Kõik töölised vajasid treenerit, selle nemad said. Majapered meie mõistes ei olnud õiglane. Küll aga ta tegi seda, mis on õige. Õige on kanda hoolt selle eest, et inimesed saaksid söönuks joonuks. Et neil oleks motivatsioon ja head rõõmsad tuju järgmisel päeval ikka tööle tulla. Ühesõnaga, õige oli anda kõigile seda, mida nad vajasid. Nüüd Jeesuse tähendamissõnad on tihti taevariigist. Ja me võime täna siis teha ettevaatlikult 4 järeldust selle taevariigi kohta. Kõigepealt, Jumal ei ole õiglane. Vähemalt mitte inimlikus mõttes, sest Jumal paraku ei ole inimlik, ta on jumallik. Teiseks, Jumal on õige. Ta annab kõigile seda, mida nad vajavad, mitte tingimata kõigile seda, mida nad tahavad. Kolmandaks, inimeste õiglus taevas ei pruugi midagi maksta. Sest taevariik ei ole see, mis inimliik. Taevas on teistsugune. Ja neljandaks, taevas tundub siis, et kõik saavad võrdselt igavese elu ja õndsuse. Ei ole niimoodi, et Mati saab taevas, eks ole, igavese elu ja õndsuse ja siis Kati saab 12 korda rohkem igavest elu ja õndsuse. Kõik saavad. Kõik, mis neil vaja on. Hoolimata sellest, kas nad on selle nimel palju või vähe vaja. Ja tundub, et ainsaks tingimuseks on, et inimene on võtnud vaevaks vastata Jumala kutsele ja tulla tööle issanda viinamäele. Selle kutse me oleme kõik saanud. Õnnistatud töö tegemist meile kõigile.